Hei, tahan teile näidata, et kui olete just registreerinud uue ettevõtte Simplebooksis ära, et kuidas siis esmane seadistamine teha. Simplebooks pakub välja, et kas soovite esmase seadistamise vahele jätta ja võimalik kohe Simplebooksi kasutama hakata või siis käia läbi nii-öelda esmase seadistamise teekond, mida me kindlasti soovitame teha, kui ei ole seda varem teinud. Ettevõtte seadistamise käige punktid läbi, siin on 6 punkti, mis on olulised ja klikkides esimesele punktile vaatame üle ettevõtte profiili. Näiteks, kui te ei ole käibemaksukohustuslane, siis klikite selle linnukese siin aktiivseks. See tähendab siis, et käibemaksu näiteks müügiarvetele ei lisata. Siit on võimalik logo lisada, mis läheb näiteks pakkumistele ja müügiarvetele ja vaadake üle enda kontaktid ja salvestage. Seejärel on esimene punkt tehtud ja saate liikuda teise punkti juurde. Ehk et müügiarvete jaoks on vaja lisada pangakonto või siis kassa. Näiteks lisame pangakonto. Nimetus on teie enda jaoks, see kuhugi ei lähe. Nii et sellega väga palju vaeva ei pea nägema. Jätke see aktiivseks ja et näiteks ka dokumentidel. Hiljem, kui lisate uusi pangakontosid või kassasid, siis saate siin vastavalt valikuid teha. Nii, ja siis sisestate pangakonto andmed. Kui te kopeerite pangakonto numbri siia, siis automaatselt tuleb juba panga nimi ja panga SWIFT kood. Kontonumber B-panni lisama ei pea. Ja määrake finantskonto. Kui see on esimene ja ainukene pangakonto teil, siis valite siit 1020 pangakonto. Kui nüüd see on juba mitmes pangakonto teil, mida te lisate, siis ennem oleks hea lisada finantskontode alla uus konto, näiteks 1021 SEB pangakonto ja salvesta. Ja teine punkt on tehtud. Võtame kolmanda punkti, ehk siis vaatame üle raamatupidamise algsaldod. Algsaldo sisestamine on väga lihtne, eriti alustava või uue ettevõtte puhul. Et kui ettevõte on just loodud ja varasemalt ei ole raamatupidamist tehtud, siis märgite kuupäevaks ettevõtte asutamise kuupäeva, näiteks 1. november ja kirjeldust ei pea lisama, aga siia võib panna näiteks algsaldod või algsaldo ja seesama kuupäev. Ja uue ettevõtte puhul siis on kõik nullid ja võite salvestada kande. Kui nüüd on tegu tegutseva ettevõttega ja tulete oma raamatupidamisega Simplebooksi üle, siis kui te ei oska algsaldot sisestada, siis te võite hetkel lihtsalt samamoodi salvestada kande ja hiljem selle juurde tagasi tulla, et küsida näiteks raamatupidajalt nõu ja siis seda kannet muuta. Ja kui nüüd näiteks on osakapital, siis osakapitali siin sisse ei kanta või ei lisata, vaid see tehakse juba eraldi kandena. Ja oleme jõudnud 4. punkti juurde, aktiveeri pangaliides. Seda ei pea tegema, aga kindlasti soovitame, et kui kasutate ühte neist pankadest, et siis pangaliides aktiveerida, sest siis tuleksid juba pangatehingud automaatselt Simplebooksi sisse. Aga on võimalik ka käsitsi sisestada. Võtame praegu 5. punkti, e-arvete liidestused. Samamoodi vabatahtlik, aga kui soovite e-arveid saata läbi Simplebooksi, mis on tasuta, siis saate aktiveerida siit e-arvete saatmise. Ja kui teil on olemas näiteks Finbyte või Envoice teenus, siis saate siit ka selle aktiveerida. Ja viimasena Maksu- ja Tolliameti liides, mis on ka selline hea mugav, kui te näiteks KMD-d või DST-d peate esitama. Ja see on ka vabatahtlik, et kui KMD-d ja DST-d peate esitama, siis kas teete seda käsitsi või siis liidese aktiveerimisel saate seda neid deklaratsioone automaatselt saata Maksu- ja Tolliametisse. Ja sellega siis oleks esmane seadistamine lõppenud ja saate kasutama hakata. Et loomulikult vaadake meie kasutusjuhendeid ja seadistamist on veel, aga ülejäänud on kõik juba vabatahtlik.